Jätkame robotite teemal, kuid hoopis täiesti teisest valdkonnast. Kui traumajärgselt on esmaabi saadud, siis tegelik paranemine algab alles taastusravi käigus. Kuidas on Ida-Tallinna Keskhaiglas korraldatud taastusravi? Ida-Tallinna Keskhaiglas, meie haiglas, siis taastusravi korraldab taastusarst. Patsient läheb siis taastusarsti vastuvõtule. Taastusarst siis määrab patsiendile ravi, määrab erinevad protseduurid, suunab erinevatesse teraapiatesse, kuhu patsienti siis vaja on. Ja meie taastusravi toimub siis nii ambulatoorselt kui statsionaarselt. Millised on aga robotite programmid ja kuidas need töötavad? Ida-Tallinna Keskhaiglas kasutame me Gloriha Sinfonia käerobotit ja seal on erinevaid programme, mis siis vastavalt me patsiendile valime. Näiteks on seal olemas passiivne programm, mis siis võimaldab patsiendil teha passiivselt erinevaid liigutusi. Ja on ka meil olemas bilateraalne programm, milles siis haigel käel on üks kinnas, tervel käel on teine kinnas ja siis terve käsi siis juhibki siis haiget kätt kõikides tegevustes, et toimub siis kahega koostööl. Siis on olemas meil ka assisteeritud programm, milles siis patsient natuke näitab kaasa ja ka robotipoolne osalus on seal olemas, et see on siis, kui patsiendil on sellist käelist funktsiooni natukene ka olemas ja on ka olemas täiesti aktiivne programm, milles siis roboti osalus on minimaliseeritud ja patsient siis täiesti ise sooritab kõike. Kuidas robotite abi paranemisprotsessi kohandub ja kuidas patsiendid tulemustega rahul on? Robotit kasutame me sellise lisavormina juures, et lisaks kabinetiharjutustele saame me ka aeg-ajalt tulla siia robotisse ja patsiendile üldjuhul väga see sobib, meeldib, et on just midagi teistmoodi, tehnoloogiline vahend, aga päris kõikidele tegelikult see robot ei meeldi või ei sobi, et vastavalt siis sellele tulebki siis vaadata, mis meetod kellegile rohkem sobib ja siis selle järgi siis sekkuda. Üldjuhul on patsientidele väga see robot meeldinud, et näiteks on olnud juhtumeid, kus esialgu patsiendiga kasutasin passiivset robotit, et täielikult siis robot juhtis kõiki liigutusi, aga näiteks korduvate taastusravide tulemusel nüüd olen jõudnud patsiendiga sinnamaani, kus me juba saame kasutada täiesti aktiivset programmi, kus siis patsient saab ise kõike juhtida ja teha ja roboti osalus on seal vaid selline toetav.